tere õhtust! Ma nüüd ametlikult näen vanem välja kui mu lapsepõlve iidol. Kuule, ma ei tea, formaat on tead, ühesõnaga Puntsomaania X kohtingu lood. Ma ei viidagi teie aega rohkem siin. Kutsume lavale minu põhilise abilise mehe, kes on täna terve õhtu klahvpillidel ja võib-olla kitarril. Me teame teda kui Balti jaama Koit Toomena, Sten-Erik Allika! Istu maha, Sten. Tunne ennast nagu kodus ja Sten hakkab meid abistama, kes võib-olla eelmisest osast vaatas YouTube'ist, siis Sten on Sten. Sten teeb Steni asju seekord ilma prillideta, aga sul on mingid uuendused, nagu ma näen. Sul on mingi iPad. Tahtsid ka cool vend olla nagu mina. Ja me tegime siin paar asja, võtsime lisaks. Super. Kuule, ma ei viidagi sinuga rohkem aega, Sten. Kutsume lavale meie tänase õhtu esimese paneeli liikme. Kas me oleme valmis? Teie aplausi saate, lavale tuleb Sander Õigus! Ta on Sander Õigus. Sander ei ela mõigus. Aga ma valasin vett tehnikasse. See on veekindel tehnika, ära muretse. Sander valas vett tehnikasse. See on Sander Õigus. Sander Õigus. Ta elab Viljandi ligidal, aga keegi ei tohi seda teada, sest ta on privaatne mees. Sander Õigus, jee! Sander Õigus, daamid ja härrad! Ma lihtsalt täpsustan ära, et ma ei valanud mitte lihtsalt vett, vaid ma valasin piss, mullivett. See keerab kõik perse. Tehnikasse. Muidu oleks okei olnud, aga sellega on haige. Ära muretse, Sander. See üritus on niikuinii miinuses. Paneme juurde lihtsalt. Selles mõttes, kui te arvate, et see läheb Netflixi tasuta, ei, peab peale maksma. Kuule, tõmbame selle laua kohe täis siin inimesi. Kutsume lavale tänase õhtu teise paneeli liikme. Teeme aplausi, teeme lärmi. Lavale tuleb Jan Uuspõld! Ta on Jan Uuspõld on meiega siin. Ta ei olegi Tartus. Wow. Kodused toidud. Siia võib istuda. Pakume istet. Ja. Ta on meiega koos, nagu maasikavoos. Sa ajasid ka midagi ümber või? Jan Uuspõld. Jan Uuspõld, veel üks aplaus, daamid ja härrad. Okei, ma pean ütlema, et ma tunnen ennast, ma peaks olema nagu kõva vend siin, eks ole, selles välimuses. Aga mul on täna siin Sander Õigus ja Jan Uuspõld ja see tundub nagu unenägu. See ei olekski nagu päris. Ei, ma pean ütlema nagu, te olete Eesti komöödiamaastiku legendid tegelikult ikkagi, kas te tahate või mitte. Ja teile ei meeldi seda kuulda, aga ma ikkagi pean... Sander, sina näiteks sa oled mu perearsti lemmikkoomik. Doktor Väli. Saaremaalt. Ta on täna siin. Ei ole, ta ei liigu enam. Ta on kõige parem arst kus juures. Me saavad kõik asjad saame neti saetud. See on veider, et ta on Telegrammis, aga... Ja ma pean asju käima üles kaevamas, aga ta on, päriselt, doktor Väli, terve elu olnud mu perearst. Olen Tallinnas elanud, pole siiamaani ära vahetanud, eks ole. Ja siis ükskord käisin vastuvõtul tema juures. Ja ta hakkab mulle rääkima lugu, kus Sander oli siis Hommik Anuga saates. Ja ta rääkis minule Sandri nalja ümber. Ja ta rääkis. Ja ma olin seal püksid maas nagu... Vaatame need hemoroidid äkki üle või? See on nagu väike nali. Ma juba võtsin nagu
Pai, ehk siis su perearst ei tea, kes ma olen isegi, jah? Ei teab. Ei, see oli päris osa. Nagu premis on suht tihti mul nagu tõda. Tead, küll sa oled kaitsejõudude pea Koka lemmik koomik ka. Kõik teavad sind. Isegi arstid. Kas Eestil on mingi põhikokk või kaitsejõududel on nagu peakokk või? Muidugi, miks ei peaks olema? Ma ei tea, muidugi on. Kindlalt õppused alles olid õppused ja kõik asjad. Aga inimesed tahavad süüa. Jan, kas sa... Tõmba nahku ma lollide küsimusega. Vaata, Sandri puhul on see, et ta on väga terav külaline. Ta alati hakkab sutsama, ta hakkab nätaki panema, ta tuleb. Ja ma olen valmis, Sander. Ma ei tea, mis see tähendas. Ma lihtsalt tegin. Aga Jan, ma tahtsin sinust ka rääkida. Kas sa mäletad, kuidas me Jan esimest korda tutvusime? Ma kujutan ette, see tüüp on 50 aastat olnud meelelahutusäris, vaata, sul on nagu iga päev on nagu rock'n'roll. 50 aastat. Jan on 42. Mattiasest noorem tegelikult, noh. Sa lihtsalt ei hängi meiega. Aga kas sa mäletad, küsimus säilib, kas sa mäletad, kuidas me kohtusime? Ütled lihtsalt vihjaks, et millal see oli umbes? Nagu need noored tüdrukud, ma tean, mida nad tunnevad. Ütle mulle, millal sa olid umbes? Eelmine detsember või? Ma ka ei mäleta, aga okei, ma ütlen, see oli Eesti Jalgratturite Liidu hooaja lõpetamine. Tuleb meelde. Kus mina olin õhtujuht ja Jan tuli huumorit tegema. Kus ma tegin ikka päris huumorit. Ja siis naljakas osa oli see, et Jan oli seal teises pooles ja mina olin õhtujuht ja siis ennem kui Jan hakkas peale minema, et enda stand-up setti teha, siis ma läksin Janni juurde ja olin nagu, kuule ise ka väikest viisi koomik tegelikult. Et kui sa tahad, ma võin nagu midagi ette ka teha. Ja Jan ütles, no viisakusest, mine tee siis, vaata. Ja siis ma läksin lavale ja sõin 5 minutit sitta ja ütlesin, Janus, ja sul läks täitsa okeilt. No enam-vähem, sellised üritused ei ole kergete killast. Seal on niimoodi, et seal on tähtsad inimesed kõik koos ja igal ühel on ka omad naljad jooksevad peas samal ajal, kui sa ise naljad. Et sa tunned, et siukstel üritustel on ohtlik käia. Täpselt, ei ma olen nõus sinuga. Kuule, teeme veel ühe suure aplausi žüriile Stenile! Ja nüüd me saame selle üritusega pihta hakata. Ma ei tea, kas te teate, mis kontseptsioon on. See on tegelikult suht lihtne, Sten paneb juba DJ Mussi seal. Publik on meile saatnud Kohtingu lugusi mulle siia otse iPadi sisse. Nüüd me hakkame neid ükshaaval ette lugema ja kõige parem lugu saab kusjuures auhinnaks Conversi Ketšid. Oota, hoia selle nagu need, mis sul jalas on või? Ei, ise saab valida internetist kõik ketšid, mis Conversil on, saab valida. Convers annab, Mr. Convers ise annab. Ja Sander, sina otsustad, kes see on muideks. Ma unustasin sulle enne öelda. Sina nagu pea seda aru... On ja? Jah. Super, parim oled. Nii, kuule, tehke aplaus, kes saatis loo. Väga hea. Ma nägin ära teid kõiki nüüd. Kumba pidi see iPad töötab, me hakkame kütma. Millal sina, Jan, viimati Kohtingul käisid muidu? Ma siin isegi nüüd siis Janni esindajana ütlen, et praegu see asi on ikkagi veel Kaitsepolitseiametis lahti. Ja kui Eesti kohtusüsteem on oma otsused, siis me kindlasti räägime sellest, aga praegusel juhul ei kommenteeri, aitäh. Selge pilt. Jan pole Kohtingul käinud. Pole naisi näinud. Jan pole naisi näinud. Mul oli ringreis lihtsalt, mul oli üks kokku lepitud üks kohting, mul on üks uus silmarõõm, aga lihtsalt mul lõppes ringreis ära, sest ta ise läks nüüd Taani. Ahah. Nii et... Oota, kes Taani läks? See, kellega ma pidin teidile minema.
esimese avateid, kus juures. Ta on vahetusõpilane. Arusaadav, võib-olla igaks juhuks, ma ei viitsi pärast lõikama hakata seda YouTube'ist, lähme edasi lihtsalt. Esimene lugu siis, point on selles, et meie loeme lugusi ja kui midagi on öelda, siis öelge teie vahele. Minu üks kõige haigem lugu on umbes 10 aasta tagune. Olid käimas vinged ülikooli aastad, sai pidutsetud, preilisid tagaetud ja pulli tehtud. Mul oli weekend fling ühe oma sõbra trennikaaslasega, kes oli mul parajasti ööseks külas. See õhtu oli natuke imelik, sest neiu käis alles keskkoolis. Ja sellel samal õhtul pidin ma ka tema emaga tuttavaks saama. Jan, mis sketse tahad? Et noh, õhtul taas keppi saada. Kõik oli meeleolukas, kuniks öösel heliseb telefon. Helistajaks oli minu ülikooli crush, kellega olin korra maganud, aga millestki tõsisemast ta kahjuks huvitatud polnud. Vaatamatu minu korduvatele pingutustele ja nii-öelda olin ta juba maha kandnud. Ta oli ilmselgelt purjus ja ütles, et tuleb minu juurde. Ma ütlesin, et ära tule ja panin kõne ära. See on vaprad ja ilusad. Järgmine hetk ärkan selle peale, kui korteri fono heliseb. Ülikooli crush on kohal. Ütlen talle, et sorry, ma ei saa sind vastu võtta, sest mul on keegi külas. Keskkooli neiu oli ajast šokis ning temaga meil rohkem midagi ei juhtunud ja ülikooli crush mulle ka enam kordagi ei kirjutanud ega helistanud. Mis juhtus just? See oli nagu lugu, aga ma ei saanud aru, kus see läks. See on selline lugu, et kui niisugused asjad juhtuvad mõnel mehel regulaarselt, siis tavaliselt need on need mehed, kes ei saa keppi. Tavaliselt. Väga hea. Ja kus juures? Mul on ka nii juhtunud. Sul ka on Sander. Jama. Sander, kas sa said aru, millest see lugu rääkis või? See memoaar. Tundsin seda lugu kuulates ennast sarnaselt, nagu kui siin mõned nädalad tagasi vaatasin ühte selle suve palju oodatud Eesti komöödiafilmi. Täpselt ei saa aru, mis toimub. Täpselt ei saa aru, kuhu me teeme. Ma olen nagu investeeritud, sest ma olen osa sellest, aga... Sest sa mängisid seal filmis või? Tähendab, ära siin hakka minu metafoori torkima. Jah, aga ma ei saanud ka, ehk siis ta ka ühel õhtul mitu Ta tahtis öelda, et ta on kepi vend, kes ei kepi. Need on kõige hullemad. Peded. Lähme järgmise juurde. Oota, kes seda häält tegi? Ma vaatasin sellele patsiga mehele juba otsa, et vaata siia! Mul on uued mänguasjad. Pange ennast valmis. Hiinlane sittumas oli selle heli nimi või? Pane uuesti. Mul on üks, kus India mees laulab jõululaulu. Kas te seda vaatagi? India mees. Tere, sa oled nagu vanaisa telefoniga, näe. Siit peaks saama midagi. Okay. Mul on networki connectioni probleemid. Järgmine osa. 3. episoodis saame tööle. Ma panen pärast naeru backgroundiks lihtsalt, ega muretsega. Järgmine lugu. Aastaid tagasi toimus esimene ja viimane date kutiga, kes terve date'il veedetud aja palus mul Spotify's Drake'i diskograafia tööle panna, et ta saaks esimeste sekundite peal laulu nimesid ära arvata. Siuke lugu, siuke vend. Ja see vend on täna meie seas. Ei, tähendab, okei. Sorry. Mul ei ole loogikat. Ma eeldan, et see oli nagu enne, kui me saime Drake'i kohta teada, mis, noh, et kujut ette, Jan viib mingi Biffi koju ja siis paneb Joel Steinfeldi Greatest Hitsi pea. Tean! Ja sa pead olema hästi vana, et sellest aru saada. Osad on siin meie ealistele.
jah, Jan, sa oled, mis on sinu kohtingu siuke, ma ei tea, move või mis sa teed tavaliselt? Ei, kusjuures see on päris... On kuulus ja rikas. Jah, sa ei peagi sittagi tegema. Ei, mina ei ole niisugune, noh, mina olen nagu, võtan nagu sõpra ja ma ei hakka kohe mingit juttu ajama, et küpsid endale võib-olla leiba ja siis räägi, võib-olla kutsun mõnele etendusele ja siis kui neiu ei saa päris, ei noh, tausta ei tea, siis ma avardan kontekste ja mille kohta? Kultuurilise tausta kohta, et kui mingi aga see, kusjuures see lugu on päris äge lugu minu meelest, et see inimene teades, et see on ta kõva külg, parim külg ja ikka sa tahad näidata ennast parimast küljest, see on alateadlikult, mehed teevad seda. Aga mina ka kutsun teinekord etendusele, tule vaata minu etendust. Vaata. No ja, aga sa kutsud päriselt etendusele, mõtle, kui see kõige tugevam külg on see, et sa tunned pedofiili laule ära või nagu... Mis siis teha? Kui see on su kõige tugevam külg? No ja kui sul tõesti mitte midagi muud ei ole. No lihtsalt on ühel inimesel nii. Nii on, aga lähme järgmise loo juurde, meid on neid palju. Ühel ilusal õhtul. Mul on häälemurre tegelikult ära ongi. Ühel ilusal õhtul, kui romantika vajadus oli laes, otsustasin, et aeg on Tinder tööle panna. Vaata, me kunagi ei tea, kas see on naine või mees loo alguses. See on murras kõige põnevam. Ma isiklikult olen neid üritusi päris palju teinud. Ise ka väikest viisi stand-up. Oi, pea, ma kaotasin selle ära nüüd. Minu päeva, oodake. Mätsisin ühe kutiga. Kena naeratus paigas ja 2 meetrit puhast mehisust. Õhtu edenedes otsustasime kohtuda tema korteris. Shocking. Sulgudes hiljem mõistate. Mustamäel. No olgu. Mõtlesin, seiklus on seiklus. Nagu Mustamäele minek oleks. Ma saan aru, kui sa Maardust räägid. Te lähed Mustamäele. Sõitsin sinna lootuses, et ees ootab lihtsalt tore õhtu kellegagi maailma asju arutades. Kui kohale jõudsin, tervitas ta mind viisakalt ja istusime diivanile. Ja siis see romantika pihta hakkas. Kutt lükkas YouTube'is GTA mänguvideot peale. Sellele järgnes monoloog teemal, miks päris maailm on ülehinnatud ja poeskäik on maksimum, mida ta väljas teha viitsib. Mina istusin seal manter veel seljas ja püüdsin aru saada, kas see on mingi nali või dokumentaalfilmi salvestus teemal, kuidas vältida sotsiaalset elu. Ta selgitas, et kõik tema sotsiaalsed vajadused on täidetud, sest ta suhtleb arvutimängudes sõpradega nimega XX Sniper Wolf 69XX ja Ponglord 3000. See on Sander kusjuures. Kui olin aru saanud, et selle mehe maailmarevolutsiooni juhib diivan ja internetikaamel, teatasin viisakalt, et hakkan nüüd kodu poole sättima. Selle peale ta küsis, kaisu ei jäägi. Vot ei jäänud. Ja järgmisel korral, kui Tinderisse peaksin sattuma, lisan oma kirjeldusse võimalik, et meeldib värske õhk ja inimkontakt. Selle kirjutas siis naisterahvas. Vaat selliseid kurbasi lugusid on väga palju meie saates. Ma ise arvasin, et ma teen komöödiat, aga see on rohkem siuke Taavi Libe saade tegelikult. No jaa, aga see on järjekordne lugu. Huvitav formaat, mida Ida-Euroopas teha ka nagu. Nagu mis sa arvasid? Ja siis ta ostis mulle asju. Jah, iga teine lugu on täis joomisega. Nii? Kas sa mängid arvutimängi, Jan või? Ma mõtlesin, et sa vaatad mulle otsa. Seda on üks silm. Ma ei mängi, ma mängisin selle Angry Birdsi mängisin läbi kunagi. Mul tegi gümnaasiumis üks klassivend tegi footbagi lõpuni. Aga ma ei mängi jah, mul ei ole kunagi olnud sellist tõmmet arvutimängude suhtes. Kahjuks või õnneks, ma ei tea. Okei, arusaadav. Kuule, aga ma ei tea, mis te arvate, lähme edasi või? See lugu on kuidagi jah, niisugune nagu, vaata, et nagu, kus
see näitab... Iseenesest ta näitab, ta on kuidagi sotsiaalse väärtusega lugu, sotsiaalse sisuga. Jaa, see Eesti naise sinisilmsus. Jah. Kuhu sa lähed? Ära mine Mustamäe avalikus kohas. Vabaduse väljakul Elkur Vest. Punane lipp, ma kardan. Inimesed ei käi Mustamäel väljas. Ei, seda küll, et sa oled esimesed teidile Mustamäele kuskile Panelkasse, oled seal fonoluku juures. No, vaatame, mis saab. Davai, vaatame, mis meile järgmine lugu toob. Kuule, vaheta biiti või midagi, Sten, sa oled ära unustanud, kus sa oled või? Vanaisa. Muidu leidsin üles selle India mehe, kes laulab jõululaulu. Kuulame. Sten, pane India mees, kes laulab jõululaulu. Just hear those sleigh bells ding-a-ling-a-ring-a-ding-a-ling-a-doo ring-a-ling-a-ling-a-ding-a-doo. Oh my god! Ma olen seda terve õhtu oodanud, ma saaks lasta. Ma ei tea, miks ma Steni võtsin. See juhtus circa 10 aastat tagasi Viru all Cafe Amigos, kus teatavasti käib ka palju soomlasi. Okei. See on hull algus juba. Jaa, Cafe Amigos, nüüd tuleb lõbus lugu, kuidas oli topeltmõrv ja vägistamine. Teinekord võib minna sinna. Juhtusin sinna, kuigi väga seal ei käi. Küllap mõni sõber võttis oma klubikaardiga kaasa. Isegi ei mäleta. Mingi hetk õnnestus üks kena ja armas soomlanna tantsima võtta ühest soomlaste seltskonnast. Suhtlesime inglise keeles. Hea, et sa täpsustasid. Kas sa ütlesid armsa soomlase seltskonnast? Armas soomlanna tantsima võtta, jah? Kui olime mõned tantsud tantsinud ja tagasi seltskonna juurde saatnud, siis ta küsis ootamatult, et kas tahaksin teda suudelda. Olin nõus muidugi. Ei meenu täpsemalt, kas ta ütles enne seda või alles peale seda, et neil on sõbrannaga mingi võistlus. Aala, kes suudab rohkemate meestega suudelda ühe õhtu jooksul või midagi siukest? Siuksed, et naised on. Või oli kihvedu, et suudleb vähemalt 3 mehega õhtu jooksul. Panime üksteist ka FPS sõbraks ja sellest veidi hiljem suhtlesime Messengeris. Lahe. Kõik või? Ja me oleme reklaamipausilt tagasi, et alustada uue ja laheda looga. Juhtus see alles hiljuti. Möödunud aasta sügisel jalutasin mööda Viru tänavat Raekoja platsi suunas, et minna Mad Murphysse ühte Soome rock-cover bändi kuulama. Jälle soomlased. Küll see on see sama tüüp. See lugu läheb edasi või? Proovime. Oota, kus juures mul tuli see oli soomlane, oli ju naine, on ju. Ja see, kes kirjutas, oli mees. Vist. Just. See on bändiga lugu oli see. Kusjuures väga hea bändiga. Ta pääses kergelt, see mees. Et te pidanudki keppima. Mind on ikka ükskord tõmmati reaalselt Soome naine, tugev, põhjamaine. Seal ei olnud mingit juttu ka nagu, et pärast FPS äkki suhtleme või? Ja see on point, et ei juhtunud nii, vaata. See on väga hea lugu. Ei, sest pärast seda reaalselt Jan ütles mulle, et Soome naised on nii paksud, et isegi Tinderis ei jõua vasakule lükata. Davai, proovime. Juhtus see hiljuti möödunud aasta sügisel. Jalutasin mööda Viru tänavat Raekoja platsi suunas, et minna Mad Murphysse ühe Soome rock-cover bändi kuulama. Tee peal põikasin sisse korraks baari Satumaa. Sadumaa, öeldakse soome keeles. See on Viru tänaval, see on soomlaste karaoke koht, seal ma olen küll laulmas käinud paar korda. Ei teadnud. Sadumaa tähendab tõlkes muinasjutumaa. Jan, mis on sinu esimene valik, kui sa pead karaoket laulma? Koht, kuhu minna või? Ei, mis laulu sa valid? Mis on su esimene valik? Stephen Wolfsi see pealkirja. Get it on a highway, see lugu noh.
Nagu sa sinna vahid, tead seda lugu või ei tea, no? Teeme nii. See on see bluusikas, on ju? jah. Mis see highway, oli mingi highway? Get smart running. Get it on a highway. Yeah. Got something. I'm riding. Come on, join. Check out my bike. Jan Uusmäel, David Härrad! Täiesti perses. Milline komöödia õhtu? Oi, raisk, Jan, sa päriselt oskadki laulda ju. Kas sa oled taun või? Olen. Kuna me sellest räägime, et teil on Janniga sama koha peal herpes? See ei ole sama koht. Ei on, sest te panete tatti, nii et üks keerab pead 90 kraadi. 69. Mul on nurgas, sul on täpselt siin üleval. No ei, võime pärast teema juurde tulla. Ma ütlen niimoodi, et sellele mikrile läheb nagu X peale. Neid mikreid võib kokku lüüa. Aga seda ei või. Kas sa? Mul kadus ära rock cover bändi kuulama. Tee peal põikasin sisse karaoke baari Satumaa. Oli õige? Jaa. Sadumaa. Sadumaa. Mõne minuti pärast tulin sealt ära ja siis hoovis tuli mulle vastu kauboi kaabuga ja nahktagiga mustanahaline naine. Jutt läks kiiresti sellele, et tulgu ma temaga kaasa hotelli tuppa ja läheme seksima. See on hea lugu. Ma ei tea, mis see oli, aga ta haises. Mis oli midagi sarnast laudalõhnale. See ei ole hea lugu. Üldsegi tahtes olla mitte rassistlik, siis temaga seks oleks meenutanud siis seksi loomaga. Ma loen seda ette, see ei ole minu kirjutatud. Kui keegi näeb seda klippi YouTube'is just praegu, see ei ole minu manifest. Kas keegi tahab omaks võtta selle loogis? Ei, see tüüp on pannud kirsi emoji siia alla, et ta võib anda kommentaare ka pärast midagi. Jaa, meil on siuke süsteem nüüd, et kui sa oled kirsi emoji pannud nagu loo alla, siis sa julged vastata küsimustele pärast. Nii et me võime kõik küsida. Ehk siis teie aplausi saatel lavale tuleb kohutav inimene! Äkki see on välja mõeldud lugu? Nagu. Vaat jah, ma seda ei pannudki tegelikult klausliks. Proovime, vaatame, kus see läheb. Jutt läks kiiresti sellele, et tulgu sa loed edasi seda või? Lähme edasi või? Ei no okei. Sinu saade. Jutt läks kiiresti sellele, et tulgu ma temaga kaasa hotelli tuppa ja lähme seksima. Ma ei tea, okei, jah. Jan, ole valmis päästma. Ma võin aidata siin seepärast. Ma jätan 2 lõiku vahele, see on väga... Ma olen see põlvkond, mul pole probleem lugeda sõna. Ma võin öelda, vaata. Mul on pohvõi. Nii. Kuskilt siit. Mõnuga olen, mul meeldib seda sorti kirjand. Ma aitan su välja, Ponso. Väga hea. Ma püüdsin olla viisakas ja ütlesin, et lähen siiski kontserdile. Ühmas küll, et oodaku ma ta ära või muud sellist. Ma siis panin, midagi jäi vahele või? Sa ütlesid, et sa võid lugeda, kas oskad ka või? Väga ei oska, jah. Aga ma võin. Ma olen ju kuulus näitleja. Siis oleks meenutanud loomaga, me lõpetasime seal on ja seks oleks meenutanud seksi loomaga. Püüdsin olla viisakas, ütlesin, ma pean kontserdile, tema ühmas küll, et oodaku ma ära või muud sellist. Ja siis ma panin kiirendatud sammul igaks juhuks Raekoja platsi poole, jooksis järele. Ja ajas ikka on seksi juttu edasi. Ma ütlesin talle, et kuule, et nii küsidki või? Vastas, et mis seal ikka pikalt heietada. Tuli järele mulle Mad Murphy'sse. Aga ütles, et läheb sööb kuskil ja tuleb ehk tagasi.
kas ma olen siin? No ütlesin, et tõenäoliselt. Ringi vaadates nägin ühte tuttavat naismuusikut oma kaaslasega. Rääkisin talle ka seda lugu, kuid unustasin nendega kokku leppida stsenaariumi, et ta võiks mängida mu tüdruksõpra. Nautisime bändi ja siis plaksti oligi mutt platsis. Püüdsin hoida temaga distantsi, aga mingi hetk küsis, et püüdsin distantsi hoida, aga mingi hetk küsis, et kas see naine on mu tüdruksõber. Ise päästis välja siis vist see. Kuna me polnud kokku leppinud, siis ütlesin, et mitte. Lihtsalt sõber. Mängis olukorra maha. Nii. Kui bänd lõpetas, tänasin bändimehi ja ajasin paar sõna juttu. Sõber kolis ka kaaslasega teise sõbra lauda ukse lähedal. Ma tegin, et lähen nendega kaasa, natuke aega olin ka. Kuna mu jope oli teisel pool barjääri diivanil, siis õngitsesin selle sealt ära ja hiilisin vaikselt välja. Tegin kiire jooksu, et kaduda kusagile lähima nurga taha. Niimoodi ei võtnudki oma vastu afroseksi ja lausa põgenesin. Mina saan sellest. Jaa. Kirsimärgi järgi me teame, et see kohutav inimene on siin. Mäletad, kus me ütlesime 2 minti tagasi, et võtta järgmine? Mäletan küll. Oleks pidanud lugema, jah. Ma järgmine kord usun sinusse. Ja mina saan sellest mis mehest aru. Mis see lugu siis nüüd oli? Et... See on dilemma. See on jälle üks vend, kes ütles, et ta oleks keppi saanud, aga ei tahtnud. Ta tahtis. Seal on kirjas, et ta tahtis. See oli liiga pikk paus, lähme edasi. Okei, lugu ei ole, aga oma konkreetsest kohtingusarjast... Mis asi see on? Lugu ei ole, aga oma konkreetsest kohtingusarjast tekkis küsimus. Sul on nagu kohtingusari või? Sa oled Sevakin või? Millele hea meelega ootaks meesterahvaste arvamust? Ma olen siin. Kui mees hoiab Instas eksiga pilte põhjendusel, et teda ei häiri ja see viitab pigem minu ebakindlusele, kas siis ikka viitab minu ebakindlusele? No see ei ole siin mingi Malluka ja Pärtelpoja vestlusõhtu. See on Putsamaania! See oligi kogu küsimus või? Jah. Mina küll ei oska öelda. Aus mure. Sõltub teie isikliku suhtedünaamikast. Kirjutage teraapia@huumoriklubi.ee ja kindlasti aitame välja, aga nagu... Jaa, mina arvan isiklikult seda, et ma ei ole näiteks ühtegi pilti Instagramist ära kustutanud, mis mul on. Kõik eksid saate üle vaadata. Sest et see on minu arust nagu ajaloo kustutamine. Miks ma peaks ära kustutama? Väga õige, just tahtsin seda ka öelda. Jah, nagu mida mul varjata? Ajalugu ümber mul ei ole mitte midagi varjata. See on su CV. See on mu CV. Oota, ma proovin leida siit järgmise. Täna ostsin selle iPadi mingi venelase käest. Ja see ei tööta hästi. Üleeile nägin Facebookis Hendrik Puntso postitas, kas kellelegi oleks müüa ja siis või caps lockiga ära anda. iPadi konditsioon ei ole oluline. Tundub, et natukene on. Sain kätte. Pealkiri sitt kohting. Viljandi kinos Rubiin. Esimene kohting. Ma mees, ta naine. Rubiin pandi 74 kinni. Et me ruumis, me teame, kes sa oled. See üks vana mees siin sinisel. See oli see nali, mis ma tegin, jah? Ma tahtsin, et kaamera ka saaks, aga ta ikka ei zoominud sinna poole. Nii et minu paha. Teeme uuesti selle koha. See mees siin. Väga hea, jälle lõigatud. Nii sünnib kino. Jõuab ka Rubiini üks päev. Nii. Ma mees, ta naine. Tiibi filmi valisin, sest ma mõtlesin, et see avaldab muljet. Meie ees mingi keskealine tüüp lihtsalt peeretas terve filmi. Räme sita hais.
me mõlemad tegime näo, nagu ei tunneks midagi. Filmi ei mäleta, naise nägu ka enam mitte, sest pisarad olid silmis. Teist kohtingut ei tulnud. See oli konkreetne lugu vähemalt. Mulle meeldis, rasva ei olnud väga ära lõigatud. Mis teha siis, kui sa oled teidil, on natuke awkward olla, piinlik siis ja sa tunned sita haisu õhus? See on midagi, mida sa ei saa ise ka muuta, on ju. Sitt olukord. Kui sa just ise ei lasknud, jah? Ainus variant ongi ise ka lasta. Ja paluda tüdrukul ka, et äkki saab ka. Et siis ei lange kellegi peale kahtlust. Ma arvan, et see on ainuõige variant ja lihtsalt ise püksi sittuda ja teha olukord lõbusaks. Näed, kui naljakas. Ai kurat! Teeme see mees seal peeretas ja ma sittusin püksi. See on naljakas. Thanks, et sa jätnud mind üksi käia. Ei tea, kes pärast mäletamegi, millest see film. Teie ei tea, aga minu jaoks oli just praegu minu elu üks kõige tähtsamaid hetki. Jah, te ei saa mikreid kokku lüüa. Sten ei mängi. Mulle siin pooled on Peeru ainult nagu Peeru. Okei, lähme. Tavaik! Olin kutsist lahku läinud, ta kirjutaski niimoodi. Olin kutsist lahku läinud paar kuud tagasi. Taas leidsime 11 vana tuttavaga ja hakkasime semmima. Noormees oli minu juures pea nädalakese olnud. Ühel õhtul vaatasime koos filmi. Lebasime diivanil, tema pea minu süles. Ühel hetkel tabasin filmis tuttava koha, kus tahtsin rõõmust õisata, et vaata! Muidugi ma hõiskasin välja eksi nime, mitte tema nime. Peale seda jätkus haud vaikus kuni hommikuni. Nojah, te läksite magama. Mikä siuke kurb lugu? See on kurb lugu, aga... Jan, tee nalju. Mõtlegi see eksi nimedega, see on küll see teema jah, aga kas te nagu nädal aega ainult koos olnud ja siis juba, et kui see kutt tõesti nii hell oli, et ei talu, no nädal aeg võib andeks anda ju, et see ümberharjumine ma mõtlen. Ja, seda küll jah. No, sa oled programmeeritud selle ühe nimega aastaid võib-olla, eks ole? Aastaid, kui sa ütlesid ühte nime. See on nagu, jah, ta on nagu lihastes, vaata see nimi. See eksi nimi on ju. Et seal võiks olla ka, nagu poliitikutel on mingi 100 päeva. Vanasti oli 100 päeva, kui saab uus minister, see antakse 100 päeva tal kohanemiseks, et võiks ka olla. Naisele antakse 100 päeva, et ta võib eksi nimega sind veel nimetada. 100 päeva näiteks. Noh, võiks olla nii. Mina kusjuures lepiksin sellega, aga ega ma siin... Ma tean, inimesed on erinevad. Kuidas sul Sander? 100 päeva koos ka olema. Jah. Okei. Ei, aga hästi nagu beta käitumine. Et Pihv, sa oled nagu Jaanus ja Pihv paneb, oh my god, Siim, tulemusi. Või see, vaata naljakat videot. Ja siis sa oled, lähme siis tuttu. Mine ära. Täpselt. Ja ma olen nõus sinuga, siin ei olnud midagi, sinu viga oli. Jah, tõsta käsi üles, kuradi beta. Kus sa oled? Seda ei olegi siin, selle... Ei olnud kirssi või? Ei, kirssi ei ole jah. Siin hakkab maru vähe kirsse jääb nüüd alles, üks tüüp on kirsid ainult. Ja väga pikad lood on, ma ei teagi. Sander, tahad teha ühe või? Mina loen või? No ma mõtlesin äkki, sul on ka ju siuke hea hääl ja Jan tegi ühe nagu ja su lapsel oli iidol ja see... Noh. Aga kuule, kas see, ma lihtsalt seda, et kas siis on nagu päris mitu lugu on niimoodi, et kohtingu eesmärk on siis keppimine või? Inimestel. Jan, kas sa ise käid nende 14-aastastega vestlemas? Ma ju rääkisin, ma käin nendega teatris, räägin lugusid. Okei. Jan on ainus vend, kes on Lotte etendusel teidiga.
see on naljakas, see show esimeses pooles. Kas sina oled issiga? Üle piirid. Vanaisaga. Okei, oleme reklaamipausilt jälle tagasi. Tere. See oli väga pikk lugu. Aga nüüd on üks lühem. Kutsusin kunagi ühe neiu enda poole kohtingule. Jõime veini, kõik sujus hästi ja jõudsime lõpuks ka magamistuppa. Alati läheb sinna see lugu. Endal hakkab ka paha juba. Hakkame asjaga vaikselt tegelema, olen valmis sisenemiseks ja enne kui jõuan üldse midagi teha, hakkab kõige haigem odava pornofilm. Ma peaks rohkem lugema neid enne läbi vist. Ja siin shoutout Kasparile, kes lugeda enne läbi. Meie toimetaja. Ei oota, ma proovin ikkagi, äkki on hea. Olen valmis sisenemiseks. Ja enne kui jõuan üldse midagi teha, hakkab kõige haigem odava pornofilmi vali Moaning pihta. Olin korra sõnatu ning mõtlesin, et ma midagi nii erilist nüüd ka ei tea, aga ei teinud sellest väga välja. Lõpuks aga ajaga läksid hääled ainult valjemaks ja rohkem pornolikuks. Võisin isegi mitte midagi teha, lausa mitte olla kontaktist ning oli tunne, et nagu taustal käiks korralik porr. Tüüp pani pihku lihtsalt. Ja hääled tulid kõrvalt ikka. Ütleme nii, et väga ainulaadne kogemus. Sa kirjutasid selle loo ka Sten või? Minu oma peaks järgmine olema. Ma ei tea jah, raske on see. Vaata, mehed kõvatavad, kuidas nad keppi saavad ja naised lihtsalt räägivad sellest, kuidas tüübid on täis teidil. Kurb. Jaa, on jah. Liiga palju. Kuhu jäävad luuletused, luuleraamatud, küünlavalgus? Kus need on? Jan arvas, et see on hoopis teistsugune õhtu täna. Ja nüüd teie kõigi rõõmuks Sten-Erik Allika klaverisaate taustal Jan Uuspõld esitab oma lemmik esimese kohtingu luuletuse. Jah? Sa ütlesid, et luulet on vähe. Käin radu nii kummalisi maailmas. Seisatan nüüd ja vaatlen. Vaatlen end nägijaks. Ilus. Ja me oleme reklaamipausilt tagasi. Puntso, anna ma teen ka ühe. Ma annan sulle hästi lühikese, sellega sa saad hakkama. See siin. Minu kord särada. Sõbranna käis... Mis tunne on, Sõbranna käis Tinder date'il. Kas Tinder date'il on üks sõna muidu, jah? Ma ei tea. Kumbki pole eestikeelne sõna. Sõbranna... Ei, see on nagu see, et sa helistad politseisse, et diiler ei andnud narksi ära ja see on nagu, et te olete mõlemad süüdi türa. Eestis kehtib inglise keelele eesti grammatika ikka, olgem. Sa peab ikka olema kokku kirjutama. Järgmine sõna ei ole ka eesti keeles. Londonis. Sõbranna käis Tinder date'il Londonis ja läks taksoga kohale. Punkt. No plekki on, kui taksoga sõidad Londonis, ütleme nii. Tartus on hotell London tegelikult. Aitäh selle vahemärkuse eest, Puntso. Ma panen selle pärast kiri. Ise ka reisin mees. Jan on ka Tartus käinud. Jah. Ma läksin sealt koju ka, see ei õnnestunud. Meil on lõbus. Keda sa veenda üritad?
Sten, mine edasi juba. Kohale jõudes, taksost välja astudest. Okei, nüüd mul läks ka nagu eesti keel meelest. Okei, mu eesti keel õpetaja on ka siin väga hea. Kohale jõudes, taksost välja astudest. See ongi valesti kirjutatud. Ma lugesin õigesti. Ei näinud meest ja kirjutas talle, kus ta on. Okei, see ongi kirjavigadega, et te saaks, ma ei ole loll. Või noh, okei. Ei ole vaja seda kommentaari. Ma lähen kirjutama. Ei näinud ta meest ja see naisterahvas siis kirjutas talle, kus see ta on. Mees oli nii lühike, et ei ulatanud vaate välja. Põhimõtteliselt, kui ta sellest aru ei saanud, siis naine läks nagu taksost välja, mees oli tema ees, aga kuna noh, mees oli nii lühike, lihtsalt vaatas üle tast. Et siin on siin, tal konsad olid alla arvatavasti, ma pakun. Jah, ei ulatanud vaate välja. Hüppas samasse taksosse sisse ja sõitis minema. Ja see ongi loo lõpp. Sihukesed teidid ongi siis või? Oota, ta läks Londonisse ja siis taksost tuli välja Londonis ja tüüp võttis selle sama takso ja pani... Jah, ta läks Eestist Londonisse, et minna teidile. Mees oli nii lühik ja vaatas tast üle ja see mees oli niimoodi seal all. Ma olen siin! Ja see naine ei näinud ja siis see mees hüppas taksost ja sõitis minema. Selline lugu. Ma ei tea. Ei, naine hüppas taksosse tagasi, ei olnud nii või? On läbi, jah? No, tore, jah. Tore lugu oli, jah. Tore lugu. Ei, teeme Stenile väikse aplausid, oskab lugeda. Kell on 22:22. Soovige midagi. Ma soovin, et järgmine lugu oleks vähe parem. Proovime. Minu meelest see oli väga naljakas lugu, visuaalselt. Ja lugu oli naljakas, Sten, sina olid sitt. Okei, võtame viimase loo, mis meil tähendab nagu viimane lugu, mis meil on kirjutatud, aga teeme mõne veel. Aga viimane lugu, mis meile kirjutati kõige nagu hiljem tulnud lugu, ühesõnaga pole vahet. Ammu tegin tšiki pool süüa. Võtsin tõsiselt ette korralik koorene kanapasta, röstisin küüslauku ja nii edasi, retsepti järgi. Talle maitses nii hästi, et pakkus kohe, istun maha nüüd, ma imen su riista tänu. Istu maha nüüd, ma imen su riista tänutäheks. Ma läksin nii ähmi täis, et pobisesin Biffi ja jah, nagu kohe või mis või otsin seda näljane, noor ja loll ja vabinas, pärast vajuski ära. Täitsa piinlik ja 22-aastase tüübi paanika peksis pulssi, aga vales kohas. Ei saanud keppi. Hea lugu. Kas sa oled kunagi, Jan, süüa teinud nii hästi, et pärast tuleb mingi preemia? Jah. Ja rohkem ei olegi vaja. Vaatame, mis siin veel on. Olime esimesel kohtingul ja ta kutsus mind hiljem enda juurde filmi vaatama. Isegi Jan saab aru, mis see tähendab. Mõtlesin, et okei, vaatan, kuhu asi viib. Ta pani filmi peale, sulgudes, muidugi ei vaadanud seda sekunditki. Ei no sekundi ikka pidid vaatama. Enne kui lõvi punsuus. Enne kui käis Netflixi. Ja. See lamp ei ole veel i-tähte juba. No et kui see enne Shrek suu. Ta pani filmi peale ja hakkas rääkima, kuidas ta armastab võileibu. Aga mitte lihtsalt toiduna, vaid ta ütles täiesti sirge näoga, kui ma oleksin toiduaine, siis ma oleksin kihiline kiluvõileib. Ja sina oled mu majonees. Ma naersin, aga ta jäi tõsiseks ja sosistas, sest sa teed kõik libedaks ja kokkuhoidvaks. Siis ta lakkus oma nimetis sõrme
kujuta nüüd ette, et me oleme leivad. Ma ei teadnud, kas naerda, lahkuda või tellida toitu, sest ausalt öeldes hakkas kõht ka natuke tühjaks minema. Selline lugu. Kuule, ma ei tea, me ei ole seda järge pidanud, aga murust see on kõige parem lugu siiamaani. See on kõige parem lugu siiamaani. Jaa. Sander, jäta meelde võileiva lugu. Minu jaoks on väga oluline teada, kes oli siin poiss ja kes oli tüdruk. Seda küll jah, kahjuks ei ole kirssi siia alla pandud. Kirssi emotsid siin ei ole. Aga oota, äkki me suudame selle välja tuletada. Poiss on ikkagi see jutustaja. See ei ole või? Filmi vaatama. See oli kuidagi siuke naise hoiak, vaata. Ei. Ma arvan küll, et muidugi. Naine kirjutas ja tüüp. No naine ei tooks siukest näidet ju, et me oleme nagu leivad. Nii loll saab ainult mees olla, oleme ausad. Sa ei ole, vaata, minu ajal elanud seal. Et meie ajal tegelikult polnudki leiba. Väga hirmsaid naisi oli. Ja Jan mingit valetas ühele Biffile, et Eesti on vaba, et nikku saada. Ta ei teadnud mitte mõmmigi, mitte millestki. 6. klassi haridusega. Aga see oli väga hea lugu, see on nii hea lugu, et siit on pealt nagu raske edasi minna. Üldse kuhuga, aga me proovime. Mu iPad praegu uuendab, Vladimir müüs selle mulle ja just jõudis kohale. Mul see internet täis. Mul on sulle muidu üks üllatus veel ette valmistatud. Ma olen muidu valmis. Okei, sest vaata, sa olid šokeeritud, et Jan oskab laulda, on ju. Nii. Aga Jan on ka veel väga andekas pillimees ja Jan ja Sten on koos sulle tegelikult ette valmistunud Puntsomaania uue tunnusloo, mida nad nüüd praegu sooviksid esmaettekandes ette kanda. Ehk siis ma arvan, et ma ulatan siit Janile gitarri ja... Minu jaoks tuleb see uudisena. Sama siin. See oli siis selle biti lõpp. Aga võib-olla Sander, sina ise? Aga pillimehena ma pole küll mingisugune. No, kui sa reklaamisid enne siis, et uus tunnusmeloodia on siin tulemas välja. Ma päriselt talle ei öelda, et mingi tunnusmeloodia. Ma oskan ainult ühte akordi. Sander ei olete kunagi. Tee see akord, ma siis proovin midagi. Sa oskad ühte veel? Puntsomaania. 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 See on Puntsomaania. Puntsomaania. Kui Jan seda ütleb, on see naljaka. Väga hea, aitäh teile intro eest, kutid, kuule, see on tõesti tähendab palju mulle, et te niimoodi ette valmistasid seda ja võtsite aega ja aitäh, Jan ja Sten ja Sander. Mina kuulsin ainult backstage'is selle kohta, mina ei olnud sellega varem kursis, et nad on kuid ja kuid kokku saanud ja harjutanud. Neil oli Nõmme kultuurikeskus, oli 3 nädalavahetust kinni pandud ja mitte publikuga. Tahtsid õige akustikaga harjutada. No see tuli šedööver, ütleme niimoodi, et... Davai, kuule, kas me oleme valmis tänase õhtu viimaseks looks? Parem oleks, et siin on midagi, raisk. Käisin kunagi ühe kutiga kohtumas. Panin end ilusti valmis, karvad aetud. Ma võtan uue karakteri tegelikult. Käisin kunagi ühe kutiga kohtumas. Panin end ilusti valmis, karvad aetud. Tunne oli hea. Ilm oli okei, kõik tundus nii palju luba. Astun kohtumiskohta,
näen teda juba eemalt tulemas ja siis põmm! Astun konkreetselt sita sisse. Ja ma ei teagi, kas see oli koera oma või inimese. Ausalt. Konsistents ja kogus pani veidi mõtlema. Seisin seal kets haisva sitaga koos. Vaatasin kutti ja mõtlesin, et kas lihtsalt jooksen minema või suren kohe ära. Muidugi mängisin kohmakat edasi. Naeratasin, ütlesin midagi täiesti ajuvaba nägu. Haha, vist toob õnne. Tema vaatas mind veits, ehmunult naeratas viisakalt. Ja siis me läksime kohtingule edasi, aga mingi hetk tundsin, et sitt ei jäänud ainult ketsi külge. See jäi kogu meie suhte külge. Suhe läks edasi. Aga sitt. Ausalt. Täiesti sitt suhe. Nagu elu oleks kohe alguses öelnud, pliks ära hakka jamama. Vaata, kuhu sa astusid. Aga ei. Mina ikka uskusin romantikasse. Nii et jah, järgmine kord, kui sitasi sisse astun, eriti kui ma ei saa aru, kelle oma see on, siis tean, et see pole mingi juhus. See on universumi sõnum. Kuule, ma ei tea, ma arvan, et me oleme täna siin piisavalt teinud. Nüüd on ainult paar asja jäänud teha. Ma arvan, et see üks lugu, mille ma ise välja valisin. Või sulle, Sander, jäi midagi meelde, mis lugu oli veel hea? See võileiva lugu oli tegelikult päris hea. Sul on haigelt hea mälu. Ma elan mingi 15 minuti kaupa. 4. lugu oli hästi hea. See on see kauboi, endaga kauboi naine või? Hästi palju oli ja sellist mehist misoküüniat, mida me ei auhinnasta siin. Ei auhinnasta. Puntsamaania, no. Ja Puntsamaania Eesti feministide lemmikomöödiüritus. Ja seal on ka PIS, feministeeriumi peasponsor ja suurim toetaja ja kui sa jood pissi, sulle meeldivad naised. Teen uuesti, kui sa jood pissi, sa austad naisi. Teen uuesti, piss Jan Uuspõllu lemmikjook. Suurepärane! Kuule! Võileiva lugu oli võitja. Ma isegi ei mäleta, mis lugu. Oota, kas me niimoodi saame ketsidega teha? Kas keegi nüüd päriselt julgeb öelda, milline oli tema lugu, sest ega me peame ketsid, meil on paberist diplom, mis tuleb välja anda. Tegelikult ei ole, aga jah. See on kujutletav. Kas on keegi siin? No jah, siis läks. Kas see võileiva lugu julgeb öelda? Eelmine kord ka ei julgenud, selles mõttes. See on selle kontseptsiooni nagu see nõrk külg, vaata. Kõik julgevad keppida. Ei lugenud. Sinu lugu ei olnud, jah? Aga väga nüüd me saame kustutatud lugudest lugeda ja mõelda, kes tema on. Äkki tal oli hea lugu? Oota, aga kas sa võib-olla tahad laivis selle ette lugeda? Aga nagu ketse tahaks, jah? Sa arvad, et su lugu võiks võita või? Fuck, no. Kas me... Cancel, jah? Ai, me saame anonüümselt ka lugeda. Me unustame ära su. Me lõikame välja selle koha. Okei, see läks natuke, liiga palju tuli lugus ja me läks liiga kaua aega ja vahest on niimoodi. Punso tead või, ma teen selle loo ikkagi ära, mis sa palusid mul kirjutada. Ta ütles, et ma kirjutasin ühe suhte, kus ma käisin kohtingul, on ju. Ma kirjutasin seda, 5 minutit kirjutasin seda. Ma ei taha seda rasku nagu lasta, ma teen seda kiirelt ära. See on 40 sekund. Sinu saade, tee. Aitäh. Sten-Erik Allikas, kuulame. Eesti top 2 muusikalise komöödia vend, kui see teine vend tulla ei saa. Andreas Melts on number 1, et te teaksite. Oota. Käisime söömas. Tuli maksmisaeg, kes maksab?
okei, võin ju maksta. Me oleme McDonaldsis, saan seda lubada ja mul on selle jaoks finantsi. Tuli kelner, jah, McDonaldsis on kelner. Mis siis, see on minu lugu, valetan kui tahan. Mul on ju raha. Ta ütles mu kaardil pole piisavalt vahendeid. Miks sa pead seda nii kõvasti ütlema? Kõik ju kuulevad. Tippi ma ei jäta, aga noh, poleks jätnud, sest nüüd teavad kõik. Kui vahendid puuduvad, siis keppi ei saa. Ei saa Kui vahendid puuduvad, pean pihuga leppima. leppima. Kõik koos, kui vahendid puuduvad, siis keppi ei saa. Vahendid puuduvad, pean pihuga leppima. Ja lepin ka. Aitäh. Sten-Erik Allikas. Puntsomaania number 2. Kohtlingu lood võitis võileiva lugu. Teeme suure aplausi minu abilistele Sten-Erik Allikas ja fucking legendaarsele paneelile Sander Õigus, Jan Uuspõld. Minu nimi on Hendrik Puntso. See oli Puntsomaania. Aitäh, et tulite kohale. Te olete parimad. Head nädalavahetust. Ja üks õnnelik saab selle rätiku endale. Kes on nüüd kõige valjum, saab maika. Tšau.